Kui enne valimisi lubas Isamaa muutust, siis täna näib, et peamine muutus, mis Tartus toimunud on see, et volikogu juhib isamaalane Tõnis Lukas, kes pole siiani liitunud Isamaa fraktsiooniga Tartu volikogus. Kas Isamaa on teinud siis sellise väärtusvaliku, et eelistades Kris Kärnerit Tõnis Lukasele? Ei, kindlasti Isamaa ei ole teinud mitte mingisugust väärtusvalikut, et ma olen seda toonitanud korduvalt ja korduvalt, et kõik isikud, kes Isamaa nimekirjas kandideerisid ja valituks osutusid, kõik on oodatud fraktsiooniga ühinema. Ta on terav probleem, aga paraku on ta natuke ka piinlik küsimus, sellepärast, et kuidas selline pikaajaline kogenud ja suur erakond, nagu seda Isamaa praegu on, ei suuda nüüd sellist tüli ära lahendada. Mäletatavasti on striimer Kris Kärner oma sotsiaalmeediakanalites Tõnis Lukas solvanud. Ma ei saa lasta sellisel vanal kärsal, kes on selgrootu tölmokk, kes on kuradi eestlaste ja Tartu linna maha müüja Reformierakonnale. Värdjas, ütlen otse välja. Tema tuleb mulle ütlema. Kuigi vabandust, mida Tõnis Lukas Kärnerilt ootab, seni avalikult tulnud ei ole, siis oma viimases intervjuus TV3 uudistele tunnistas Kärner, et ühe vea ta siiski teinud on. Et mis iganes on meie poliitilised vaated, see selleks, et ma arvan, et minu poolt viga oli ikkagi selgelt isiklikuks minemine, et ega mul sinna rohkem midagi lisada hetkel ei ole. Läinud nädalal toimus Isamaa Tartu piirkonna juhi Kaspar Koka eestvedamisel Kris Kärneri ja Tõnis Lukase vahel lepituskoosolek, mis tulemust ei toonud. Toona ma sellelt koosolekult lahkusin arusaamise teadmisega, et mehed said omavahel asjad selgeks räägitud ja nii-öelda meil on selline töörahu ja koostöömeel siis saavutatud. Oli plaan teha ka siis ühine avaldus selle kohane, see on paraku senimaani tegemata. Täna avaldatud Kantar Emori uuring toob välja, et Isamaa reiting on viimase kuuga langenud 2%. Politoloog Rein Toomla hinnangul on sellesse kindlasti oma panuse andnud ka Tartu Isamaa fraktsioon. Mind paneb imestama see, et Urmas Reinsalu, kes väsimatult näägutab praegust valitsust, ei suuda siis nüüd lüüa rusikaga vastu lauda ja ütelda, et kuulge, vaid püüab kuidagi nagu mängida väga leebet ja väga pehmet ja küll te lahendate ja et me ei sekku. Isamaa Tartu mehed peavad ise leidma selle lahendustee, kuidas edasi minna. Mõistlik on hoiduda kõigil isiklikest väljaütlemistest, et edasi minna ja ma usun, et praeguses seisus on kõige olulisem see, et Isamaa võitis Tartus valimised ja see valimisvastutus võit tuleb ka väärikalt välja kanda. Tal ei ole head lahendust tuleb välja, sellepärast, et võib ju, eks ta mõtleb ka nüüd seda, et kui hakatakse survestama nüüd Kris Kärnerit, et siis järsku Isamaa kaotab mingisuguse osa noorte valijate häältest. Nii nagu erakonna esimees ei ole ka keegi teine Tartu piirkonnast astunud selgelt välja oma erakonnakaaslase Tõnis Lukase kaitseks. Et nad pelgavad seda, et nendel hakatakse näpuga näitama, mis seal ikka, et